Pärast töölt koondamist Eestis otsustas seiklusimuline Ettel koos sõpradega ette võtta automatka läbi Kõrbe. Ganasse saabus Ettel 2009. aasta märtsikuus, eesmärgiga sinna mõneks ajaks peatuma jääda ja töögi leida. Mina püüdsin pangandussektoris tööd leida esimese hooga, sest et panganduskogemus oli Eestis olemas ja ma uskusin, et Ganas Euroopa kogemusega pangatöötajat ikka läheb vaja. Paralleelselt otsisin ka töökohta TV-s ja tegime väikseid reklaamprojekte. Oli idee ka fotostuudio avada Ganas, aga fototehnika varastati esimesel kuul siin elades ära, nüüd siis fotostuudiot ei tulnud. Fototehnika vargus ei olnud aga paraku ainuke kord, kui Ettelil tuli kurikaeladega silmitsi seista. Ja sõitsime liiklusummikus kodu poole. Mul oli väike seljakott, kus ma kõik asja kandsin ja see seljakott oli mul süles. Tuldi ühel hetkel läbi autoklaasi mulle kallale, haarati kinni ja et anna kott siia. Ma hästi kiiresti mõtlesin, et mis mul kotis on. Ma kandsin seda samal ajal sellist kõhukotti, mis on riiete all ja mul tuli meelde, et raha on kõik kõhukotis riiete all. Ja seljakoti sisu hetkega tundus, et lõhn ja märkmik, et olgu, võtke. Järgmine moment oli see, et pass. Passist ilma jäänud Ettel asus koheselt suhtlema kohapealse Saksamaa saatkonnaga, kuid kuu varem jõustunud seaduse kohaselt passi ilma sõrmejälge võtmata väljastada pole võimalik. Seepeale hakkas Ettel uurima, millised on võimalused olukorra lahendamiseks. Kirjutasin Välisministeeriumisse ja lugesin nende kodulehekülje pealt hädaabi dokumendi kohta. Selgus, et päris hädaabi dokumenti ei anta, aga need nad annavad on tagasipöördumistunnistus. Tagasipöördumistunnistus kehtib 1 kuu ja see võimaldab asukohariigist lennata koju või erandjuhul siis mõnda teise riiki. Ühesõnaga punktist A punkti B. Ma ei läinud selle tagasipöördumisdokumendiga tagasi sellepärast, et ta võimaldab ainult lennata punktist A punkti B, kuid minul on vastunäidustus lendamiseks. Et nimelt, kui ma olen lennukis ja lennuk hakkab maanduma, on vasakus silmas ülitugev valu. Hilisemal silmavalu uurimisel selgus, et tegemist on silma ülerõhuga, millega on väga ohtlik lennuteed ette võtta. Mitu kuud järjepanu uuringutele minna püüdnud Ettel seda siiski teha ei saanud, kuna kohalikel ei õnnestunud masinat töökorda seada. Ettel pidi leppima vaid arsti poolt kirja pandud sümptomitega. Alguses Välisministeeriumiga oli suhtlemine päris meeldiv. Et ma kirjeldasin neile oma probleemi ära, ma suhtlesin neiu Liina Viiesega ja tema ütles, et tegelikult peaks tagasipöördumistunnistus võimaldama minna koju ka maad mööda. Lihtsalt sellisel juhul on vaja nende riikide viisasid, kust ma läbi sõidan. See kõlas mulle juba päris hästi, sest et kui seadus ikkagi niimoodi ütleb, et sinna juurde viisat peaks saama ja sellega läbi maa sõitma, tundus mulle juba asi korras olevat. Taotlesin dokumendi ja Mali saatkonda viisat taotlema. Sealt visati meid sõna otseses mõttes välja. Et tulge tagasi siis, kui on normaalne dokument ja sellega ei. Sellega oli Ettelil selge, et ajutisest reisidokumendist siiski abi pole ning tuli taas ühendust võtta Välisministeeriumiga, et leida võimalusi olukorra lahendamiseks. Ilma sõrmejäljeta passi väljastamisest aga keelduti, kuna selline lahendus ei pidavat võimalik olema. Pool aastat hiljem sain teada, et tegelikult on võimalik ilma näpujäljeta passi printida lihtsalt siis, kui näppu ei ole, et järelikult on ju süsteem alles. Aga jah, Välisministeerium ütles, et nemad ei saa Kodakondsus- ja Migratsiooniametilt paluda sellist erandit, et nemad on saanud Kodakondsus- ja Migratsiooniametilt väga palju vastu näppe igasuguste imelike küsimuste eest, et nemad seda erandit Kodakondsus- ja Migratsiooniametilt ei palu. Kogu selle asjaajamise käigus aga oli Etteli turistiviisa Ganasse iga hetk kehtivust kaotamas ning uue saamiseks vajamineva passi saamine ei paistnud lihtne olevat.
et minu ametlik viisa Ghanasse lõpeb ära 20. oktoober 2009 ja ma kirjutasin neile juba septembri lõpus ja palusin, et nad teeksid sellega väga kiiresti, sest et tõesti erandolukord ja ma kartsin, et kui viisa saab läbi, äkki võetakse mind siin kinni või midagi sellist. Ja vastus tuli muidugi see, et jah, head ideed on teretulnud ja ikkagi me ei saa anda passi, sest et seaduse muudatused on sellised ja mida ma kõike teadsin, ma olin neid seaduse punkte lugenud juba mitu korda mulle. Etteli sõnul vastati pea igale kirjale 6 aega, kuni lõpuks sai aasta täis. Lahenduseni lähemale ei jõutud. Küll aga pakuti lõpuks mingisuguseidki võimalusi, kuigi need Ettelile endale ebareaalse või teostamatuna tundusid. Välisministeerium küsis, kas saaks äkki paadiga Eestisse tagasi tulla või kas saaks Eestisse pöörduda laevaga. Ghanast reisilaeva ei lähe Eestisse. Ma olen rääkinud ühtede kalalaeva kaptenitega, aga lõpuks ma ikkagi nendega ei teinud diili, sest nad ütlesid, et 3 kuud merel viibida. Ja Kodakondsusmigratsiooniamet, nemad ei genereeri ideid. Nendele ma ise tegin muudkui pakkumisi ja sain tagasi lükatud kõikide nende ideedega. Et ma pakkusin neile seda, et ma käisin Saksa saatkonnas, ma nägin, et seal on sõrmejälgede võtmismasin. Et teeks äkki niimoodi, et ma annan sõrmejälje Saksa saatkonnas ja võib-olla saab selle failina saata Eestisse ja siis pass teha. Idee jälle öeldi, et jah, on hea küll, aga ei saa. Eesti riigilt abi saamine tundus juba pea võimatuna. Ettelile üllatusena pakkusid lahendusi hoopis aga teiste riikide esindused ja organisatsioonid. On siin teiste riikide saatkonnad pakkunud, et Itaalia suursaatkond pakkus, et neil on tutvused Grimaldi peal, mis on mingi Itaalia kaubalaev, et äkki saab sinna peale mind panna, kui see on sõitmas, aga seal oli probleem, et Grimaldi teeb tiiru Lagoses ja isegi kui ma ei lähe Lagoses laeva pealt maha, siis nad ikkagi küsivad passi ka nendel, kes on samal ajal sees, et seal oli see takistus. Nagu muudest organisatsioonidest, näiteks Itaalia saatkonnas vähemalt hakati mõtlema, et selline laev on olemas, Grimaldi läheb, et midagigi liikus. Eesti poole pealt oli see ainult, et mina pakun idee ja siis sealt tuleb tagasi lükatud. Samal teemal kirjutas ka Postimees 25. märtsil 2010. aastal, kuidas Aafrikas passita jäänud eestlane peab laevale hääletama, kuid ka see ei viinud lahenduseni. Küll aga tekkis huvi kaasmaalastel sotsiaalvõrgustikes. Facebooki välisministeeriumi lehel küsiti, et miks midagi siis Etteliga ette ei võeta. Ja seal välisministeeriumi esindaja vastas, et kui oleks Ettel saatnud meile oma meditsiinilise dokumendi, siis me äkki oleks midagi teinud. Selle peale ma tuiskasin kiirelt oma mailboxi ja kontrollisin, et kas ma siis tõesti ei saatnud. Lisesin blogisse ka pildi selle kohta, et attachment Medidoc oli täiesti saadetud välisministeeriumile, et mida nad seal Facebookis avalikult kirjeldasid. Minu jaoks oli päris solvav. 27. mail eetris olnud Eesti Televisiooni saates Ringvaade olukorda kommenteerinud välisministeeriumi asekantsler Lauri Pambuse sõnul on ainult maismaad mööda liikumiseks vajalik näidata arstlikke soovitusi, näidustusi. Kuid kuna Pambuse sõnul hetkel neil ühtegi sellist tõendit täna pole, siis ei saa välisministeerium ka midagi paluda täiendavalt oma koostööpartneritelt. See jääb aga arusaamatuks Ettelile, kuna tema sõnul on alles ja ka avalikult Etteli blogis kättesaadav tõestusmaterjal selle kohta, et arstlik tõend on välisministeeriumile edastatud. Et ma jätnud jonni ja muudkui kirjutasin ikka neile, et aga millisel juhul saab võtta ja kas tõesti ei ole erandid ja siis lõpuks saati mulle siis Kodakondsusmigratsiooniametist seadusepunkti selgitus, et ainukene erand juhus, kui võib anda kodanikule ilma sõrmejäljeta passi, on siis, kui kodanikul ei ole sõrmejälgi. Olles elanud riigis tänaseks päevaks enam kui 2 aastat, on see Etteli elu mõjutanud tugevasti. Et see, et ma elan siin nüüd illegaalina ja mul ei ole passi, mõjutab mu elukvaliteeti Ghanas väga palju. Nimelt selle 2,5 aasta jooksul ma olen sõlminud tohutult häid kontakte. Mul on firma esindajad, kes küsivad, et kuule, et kas sul mõni sõber tööd ei otsi selles valdkonnas, palk oleks selline. Kuulan selle tööpakkumise ära, vau, issand, kui hea töö oleks see mulle. Aga nad ei saa mind palgata.
sest et minul ei ole passi, mina olen illegaal ja mina... Tänaseks päevaks pärast pikki kirjavahetusi ei ole siiski lahenduseni jõutud. Möödas on enam kui 2,5 aastat ning tekkimas on juba allaandmise tunne. Ausalt öeldes ma olen Eesti riigis päris palju pettunud, et praegu kui oleks võimalus, kui ma näiteks saaksin lennatas, siis ma ilmselt lendaksin Eestisse, teeksin selle paganama passi korda ja lendaksin kas tagasi Ghanasse või kuhu iganes mujale, sest et kui nemad ei ole minust huvitatud, miks peaksin mina? Ettel ei ole alla andnud ja otsib endiselt lahendust, et saaks kuidagigi Eesti täisõiguslikuks kodanikuks. Ma pikalt mõtlesin, et ega mul muud väljapääsu ei olegi kui oodata, sest et kõik ideed, mis mul pähe kargasid, ma proovisin juba ära, ei töötanud ja tekkis allaandmise hetk, et ma jäingi lihtsalt käed rüppes istuma, vaatama, et äkki midagi muutub. Nüüd tänu selle Garage 48 käigus on minu projektile tehtud kõvasti turundust Facebookis ja Twitteris, mis käivitas uue idee minu peas ka tagasisaamise osas, et võib-olla algatada võib-olla selline mõttekaaslaste kogumise kampaania, et minu ideed on küll otsas, aga ilmselt on teisi inimesi, kellel on laiemad tutvusringkonnad, uued ideed ja ilmselt mõtteid vahetada ja koos pingutada ja kui juhtub olema inimesi, kes on sarnases olukorras nagu mina, siis võtke ühendust, arutame, vaatame, võib-olla mõtleme hoopis kama peale midagi välja.